Piirivalve peadirektor. Piirivalve ohvitser on valmis koolituks. Juhataja Majas. Härra Tolts. Kapten Aho Rikka Rebas, kaitsevägede juhataja, vanem käsutusohvitser kapten Leo Reinsalu, austatud Eesti piirivalve kapten Juhan Kase, härrad ohvitserid, palun tõusta püsti. Liputervituseks halvel! Lipp ette! Härra Tolts, palun. Päeva tagasi piirivalve ohvitser Pärnu juhtimiskeskuse ülem leitnant Aivar Hits hukkus traagiliselt. Ma palun mälestada teda üheminutilise leinaseisendusega. Härrad ohvitserid, lugupeetud külalised, oleme täna kogunenud siia, et taastada Eesti piirivalve ohvitseride kogu. Piirivalve ohvitseride kogu taastamise koosoleku avamiseks saab sõna Piirivalveameti peadirektor härra Tarmo Kõuts. Mitte ainult meie tähtpäev, see on kogu Eesti sõjaajaluline tähtpäev, millest jätkub Eesti kaitsejõudude arendamine ja taasloomine. Meie poolt on tehtud tubli töö ja märkate, et see maja, kus me viibime, on hästi remonditud. Siin hakkab tegutsema meie kogu juhtiv osa. Siin saab olema meie kodu, kus me käime koos teiega oma asja edendamas, puhkamas ja ohvitserkonda arendamas. Piirivalveameti juhtkonna poolt tahan teid kõiki selle tähtpäeval õnnitleda, soovida kõigile edu, jätkuvat jõudu, julgust meie väikese riigi piiride valvamisel ja kaitsmisel. Veel kord edu. Tänan. Tema ja kaitsejõudude peastaabi nimel anda üle kõige soojemad tervitused, õnnesoovid
ja soovida teile kõikidele jõudu tööle oma tähtsas töös, mida me katsume koos läbi viia siin Eestis. Jõudu tööle! Tänan teid! Kas härra kaitsevägede juhataja, vanem käsutusohvister soovib teevitada? Meil on kokku leppimata, sellepärast ma hakkan lihtsalt nimesid ütlema. Meie lugupeetud piirikaitsjad, mul on hea meel viibida keskel ja eriti sel tähtsal ajal, kus tahame uuesti üles ehitada Eesti ohvitseride kogud. Eesti ohvitseride kogudes olid ette nähtud ka keskkogud ja ma loodan, et me tulevikus võime kaitsejõududega ühest kohast rõõmsalt ja edukalt edasi töötada. Soovin kaitsejõudude nimel kõikidele meie piirihoidjatele, nii kui ka meie ise omalt poolt püüame sellele kaasa aidata, et meie Eesti tulevik jälle tagasi tuleks. Tänan. Tänan teid, härra Reinsalu. Härra Juhan Kase, kas te Eesti arhiivivalve? Ja ütlen tere igale mehele teist. Minul ei ole seljatagust, mis ma ütlen, see on väga isiklik ja ütelda mul palju põle, aga ainult on hea meel seda noort põsu siin näha, kes ennast ohverdada püüab isamaa kasuks. Selleks soovin teile ausat hoiakut teie ülesannete täitmisel. Edu ja jõudu teie raskes töös. Tarvita. Tänan väga teid, härra kapten Juhan Kase. Härra kapten Kase sõitis Eestisse Saksa maalt. Pikka iga ohvitserikogu juhatusele indu ohvitseride kogu töö käivitamisel, sest iga algus on raske. Ja järgides vanu traditsioone on allohvitseride kogu otsustanud kinkida ohvitseride kogule sihukese maali, selle maali nimi on Kodu ja nagu siit näha on, siin kõik on rahulik ja Eesti piirivalves ülesandeid on ka luua meie kodudes turvatunne. Nii et leian, et see maal väga hästi sobib kinni. Härra ohvitserid, ma teie nimel tänan väga allohvitseride kogu esimeest, härra Veebel Senjor. Suur tänu teile. Kodu. Seda, et praegu piirivalve ohvitseride kogu valis teid oma juhiks. See on meeste vaba tahe ja sellepärast, et nad saaksid ilma kõrvalmõjutusteta oma tahet väljendada, ei viibinud mind ka selle valimise protseduuri juures. Aga ma olen siiralt õnnelik, et mehed on valinud Euroopa demokraatliku väikeriigi ülesehitamise tee ja tahavad seda vääramatult käia. Kas te arvate, on see mingisugune meeste protestiavaldus selles mõttes, et nemad on teiega omal ajal ja teie juhtimisstiiliga omal ajal kokku kasvanud ja kui teid nüüd sunniti tagasi astuma, siis mehed lihtsalt avaldasid selle vastu protesti? Ma usun, et see ei ole nii, sest eelnevalt olin ma korduvalt rõhutanud, et seda teha ei tohi. Ja kui mehed seda ikkagi tegid, siis ma usun, et eelkõige
mõte läks peast ära, tahtsin öelda mõtte, aga no võtta rahulikult. olin ma korduvalt öelnud, et seda teha ei tohi. piirivalve on kõige paremini organiseeritud ja juhitav organisatsioon. See, et mehed otsustasid talitada teisiti, näitab ehk eelkõige just nimelt meie mittesõltumist poliitilistest vooludest. Piirivalve ei ole korraldanud mitte kunagi, mitte ühelgi oma arenguetapil koosolekuid, kogunud allkirju ega saatnud neid ühtedele, teistele või kolmandatele ülematele. Piirivalve ei tule tänavatele avaldamaks oma meelsust. Piirivalve asi on valvata piiri ja seda me ka teeme.